praktiliselt oleme jõudnud Elbruse tippu. Viimased sammud ja meetrid on astuda, need on nii vaevalised ja rasked. Siit läheb umbes 10 minutit vähemalt sinna üles. Kuigi inimesed on palju silmaga näha. Panoraam on selline võrratu. Kõrval on Elbruse idatipp, mis on läänetipust 21 meetrit madalam. Selline on see panoraam. Aga järgmised meie grupist juba tulevad. Ja see on meie buss. Asjad lähevad peale. Selle bussiga peame siis nüüd 3 päeva sõitma. Osa rahvast on meil siin. Osa rahvast on seal. Ja seal nad ongi. Sampuse pudelid. Siin on Ingmar. Joob sampust pudelist ja klaasist korraga. Siin on teised, kes ka joovad kõik. Huvitav, mis reis sellest küll saama hakkab. Üks suur joomine ainult. Ei tea. Naised joovad, mehed joovad, kõik joovad. Niimoodi. Aga see on meie buss. Siin jah, öeldud sai. 3 päeva siis olelemist, elamist. Nii ületab. See oli hea. Mida toimub midagi? Päeval disko. Ütleme niimoodi, et selline ralli on praegu, et see probleeme ennast püstistega on püsti hoida. Teise päeva hommikul ühes. Inimesed bussis oleme. Magame. Tänase grupiga, vähemalt minul, hakkab meie reisi teine päev. Siin on veel teisigi sööjaid. Olavi lõpetas, alustab muustööduga. Niimoodi, vaatame, mis veel on. Rahvast. Me oleme endiselt Venemaal, jätkuvalt vastupidega magavad ja kodud inimesed. Pole kellelgi olnud. Noh, mehed, tahab keegi paar sõna öelda. Õlut ei ole. Mis te sööte siin? Knorri suurepärane purru. Okei. Veega. Lahe. See on hea. Mina usun, et see on märgi. See on nüüd ujumine siin. Mida kauem alla, seda soojemaks see vesi läheb. Väike shoppingu peatus. Väike selline lehtla. Toote lehtla. Siin on väiksed toolid, möllud, värgid, särgid, kõik õlled. Kas on siin Viinamaal siin igal pool?
ja jõudsimegi kohale. Terve metsalune on täis rahvas, kes püstitavad telke. Ja meie väike laagriplats on siin. Telkide püstitamine käib täie hooga. Ühesõnaga, me oleme jõudnud kohale. Niimoodi oleme siis oma laagris. Hei, naabrimehed. Niimoodi, siin on meie üks telkidest. Martini telk juba plangu ajastust. Siin on Hannese telk. Siin on igast nadi veel maas. No, siin on... Need paneme veel ühte telki ülesse siin. Ja no, siin on... Meil sätivad inimesed. Näed, siin keegi keedab midagi. Tere! Meie seltskond läheb nüüd metsa avastama või linna avastama või kuidas seda öeldakse? Seda filmida siin. Miks? Miks mitte? Mis seal mingit sõjasaladusi ei ole? Täna on siis 4. päeva hommik. Laagris käib kõva askeldamine. Kõik pakivad tänaseks retkeks omale asju kotti. Hommikusöök on juba tehtud. Täna lähme 2,8 kilomeetri kõrgusele aklimatti tegema. Ja laagriplatsile on meil siis selline vaade puude vahelt lumistele tippudele. Nemad on siis Hannes. Saabusid täna öösel. Said paar tundi magada. Ei ole rohkem vaja. Näod on nii värsked, palju värskemad kui meil. Bussis marineerisime. No, ja siin me hakkame nüüd oma esimesele väiksele retkikesele minema ja läheme observatooriumi valutama. Midagi ta teeb siin parandada. Oh, yo, man, what are you doing? Just installing my sticks. Sticks. Are you doing the same? Jaa, siin käib sama töö, paneme kepid parajaks ja siis lähme keppima. Siis läheb Suva kepime ennad. Jaa, okei. Nii, see kamp kõik liigub. Mööda ilusat torgu, ilusas külas. Mäed igas suunas. Nüüd tuleb mingi auto. Veel mägesid ja päike ka. Ja ongi ring peal. Esimene peatus. Kaamal on nägevad mäed. Jah, kas Eesti on ikka õigel teel? Tun. Vahetatakse veidi riideid. Pannakse prillid ette. Kohe astume jälle edasi. Aga külakene jääb sinna. Ja vaade on meil siit selline. Alati piinlik, kui välismaalast on sellest kõrgemini kui kõrgem pilt. See on Baltikumi keegi välja. Vaikse häälega öeldakse, et väike. See on Baltikumi jah, väike uhkus ikka. Järjekordne joogipaus. Puhkavad, joovad, määrivad kreemi. Kuidas on? Normaalne. No nii, paar sõna äkki. Kuidas tunne? Väga hea. Nii. Heli peab hingeldama. Aha. Aga ei ole olnud. Me oleme tõusnud mingi paarsada meetrit kommast. Siin on veel ühed tüdrukud. Neid tüdrukud ma ei tunne. Nad rääkisid eesti keeles igal juhul. Järgmine paus. Umbes vist 2300 meetri kõrgusel vähemalt. Rohkem peaks olema. Rahvas.
rahvas joob, vahetab riidid, määrib päiksekreemi. Ja mõned teab pilti. Ja niimoodi me siin rändame täna. Sellised ilusad mäed on kõrval. Jälle need samad võõrad, jälle need samad tüdrukud, keda ma ei tundnud, eks ole, istuvad siin, eks ole. Mis on meie grupis? Näed, sõber Ingvar siin. Kahtlus järjest süveneb. Kuidas on? Kuule, mis ta on? Normaalne. Mis tunne on? Läheme selle kitsele rajale Järsul Nõlmel, et jõuda Koseni. Selline ilus kosk keletupsude maastikule. Sealt tuleb veel rahvast mööda rada. Siin on rannahooaeg täies hoos. Võtavad päikest, ujuvad. Kohalike suplus- ja päevitamiskoht, seal on veel päevitajaid. Kosk on siin samas kõrval. Rahvas, kes sööb, kes joob, kes päevitab. Koer, kes on nimeks Elbruse idatipp, on siin meiega kaasas. Meie piknik, esimene piknik, näed. Täna sõime kalakonservi. Umbri ja tomati kasmas. Ja üldiselt see oli väga menukas. Ja siin on veel valvaad. Super vesi, muide. Ingmar varus kohalikest allikatest. Meil on tõeline sõber siin, näed, tõesnaga ta nõudepesumasin omast käest. Sinna päris üles ka tuleb. Ei ka, kurat, seda ei tea, oska öelda. Kui päris üles? Ja. Tal vaaseks hakkab külm seal. Me peame talle varustuse muretsema. Kassid, koerale oleks vaja kassid alla panna. Konkurents tekitud, kes tahab oma magamiskotti soojaks. Koerale oleks kassid vaja alla panna. Kusjuures ta kütaks magamiskotti soojaks küll. Siin on kõik puhkavad ja pildistavad, söövad ja joovad inimesed. Nii, ja keegi sõidab siit üles. Ja seal ta läheb. Oleme jõudnud Värrale. Jätkuvalt näed. Me päris ausalt toolmi juurde ei saa. Aelik mõni koer. Põhimõtteliselt te peame sinna minema. Kuskil sinna. Sinna kuskil. Siin on teised koerad. Vähemalt silt ütleb nii. Ja observatoorium ise on siin. Tšeget on siin kõrval. Kaks paralleelset Kaljur ribi oli priot. Seal ööbime. Ja see on Elbrus seal taga. Kuidas on siis väike kommentaar? Kõrgusrekord, seda ma teema teha. Just, ja see, et tead, et iga uue sammuga teed uue rekordi. Tõeline õnnesületamine on ju. No nii. Rääge. Oskad sa veel midagi öelda?
ma ei tea, tundub, et Oled paremaks happy? läheb. Muidugi, absoluutselt. No näed, eks ju, ilus on siin, eks ju? On, suurepärane. No vot, ma räägin. Ilm soosib meid ka igal juhul. Absoluutselt. Ei, väga super. Näed, kes te lund tahate või? Kes tahab lund katsuda? Lumi siinsamas, näete, jah? Näed, see saab lumepalli teha, lumesõda saab mängida tegelikult. Mingi tehke üks lumesõda ära, nii et. Viimane puhkepaus üleval enne alla minemist. Feeling on hea. Seda ma usun. Ei midagi uut. Victory. Just. Kus meie Serpa on? Jookseb ringi ja majandab asju, vaata, kas kari on koos või ei ole. Jah. Hea mõte kusjuures. No kurad ilus on ikka tõesti, no. Näid see lõpuni. Mööda! Üks panerraamvaade veidi kõrgemalt kui eelmine. Aklimatiseerume ja chillime ja teeme väikest lumesõda. Vaatame, kas me näeme siit ülejäänud rahvast ka. All, jah. Kust te üldse lund saite? Ülejäänud rahvas on seal. Suur osa Elbrusest on isegi näha praegu, kuigi ülemine osa on pilvede sees peidus. Sealt tulevad võimsad liustikud. Väga võimas. Ja see hakkab see liustik sulama ja muutub ojaks. Ja vesi läheb alla.